Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmistes videodes rääkisime sellest, et emotsioone ei pea ilmtingimata kontrollima. Olulisem on neid mõista. Aga see tekitab järgmise küsimuse. Miks mõned inimesed hakkavad kergesti nutma, samal ajal kui teised nutavad väga harva? Kas see tähendab, et ühed on emotsionaalsemad? Või on asi milleski muus? Kujuta ette kahte inimest. Mõlemad saavad sama halva uudise. Üks hakkab peaaegu kohe nutma, teine jääb täiesti rahulikuks. Kas üks tunneb rohkem kui teine? Mitte tingimata. Nutt ja emotsioon ei ole üks ja sama asi. Nutt on lihtsalt üks viis, kuidas meie keha emotsioonidele reageerib. Me nutame erinevatel põhjustel, mitte ainult kurbusest. Inimesed võivad nutta rõõmust, kergendusest, suurest tänutundest, valust või isegi siis, kui pinge pärast pikka aega lõpuks langeb. Pisarad ei näita, millist emotsiooni inimene tunneb. Need näitavad, et emotsioon on piisavalt tugev, et keha sellele reageerib. Aga miks siis inimeste reaktsioonid on nii erinevad? Esimene põhjus on bioloogia. Me kõik sünnime veidi erineva närvisüsteemiga. Mõne inimese emotsioonid võivad olla loomupäraselt intensiivsemad. Aga see ei tähenda, et nad oleksid kuidagi nõrgemad. See tähendab lihtsalt, et nende keha reageerib mõnele olukorrale tugevamalt. Oluline roll on ka kasvukeskkonnal. Mõtle, milliseid sõnumeid lapsed kuulevad. Mis sa nutad? Suured poisid ei nuta. Ära tee sellest numbrit. Lõpeta ära. Kui inimene kuuleb selliseid lauseid aastaid, võib ta õppida pisaraid tagasi hoidma. See aga ei tähenda, et emotsioon kaob. Sageli õpib inimene lihtsalt seda vähem välja näitama. Ka kultuur mõjutab seda, kuidas me emotsioone väljendame. Mõnes peres räägitakse tunnetest palju, teises peetakse emotsioonide näitamist nõrkuseks. Need uskumused kujundavad seda, kuidas me õpime oma tundeid väljendama. Ja veel üks oluline asi. Nutmine ei ole alati teadlik otsus. Kui emotsioon muutub piisavalt tugevaks, võib keha lihtsalt reageerida. Täpselt nagu sa ei otsusta teadlikult punastada, kui sul on piinlik. Või naerda, kui miski tundub väga naljakas. Aga kas nutmine aitab? Sellele küsimusele ei ole päris ühest vastust. Mõned inimesed tunnevad pärast nutmist kergendust, eriti siis, kui nad saavad samal ajal kelleltki toetust. Teised ei tunne ennast pärast nutmist sugugi paremini. Teadusuuringud näitavad seda, et see, kas nutmine aitab, sõltub palju olukorrast ja sellest, mis pärast nutmist edasi saab. Samuti ei tähenda see, et inimene, kes ei nuta, tunneks vähem. Mõni inimene väljendab kurbust vaikusega. Teine tahab rääkida. Kolmas läheb jalutama. Neljas kuulab muusikat. Inimesed väljendavad emotsioone väga erinevalt. Aga millal võiks nutmine olla märk sellest, et vajad rohkem abi? Kui kurbus kestab nädalaid, kui tunned, et lootusetus ei lähe üle, kui kaob huvi tegevuste vastu, mis varem rõõmu pakkusid, või kui emotsioonid hakkavad oluliselt segama igapäevaelu. Sellisel juhul tasub rääkida perearsti või vaimse tervise spetsialistiga. Mida sellest kõigest kaasa võtta? Kõigepealt ära võrdle oma emotsioone teiste omadega. See, et sina nutad kergemini või harvemini kui keegi teine, ei ütle midagi sinu tugevuse ega väärtuse kohta. Teiseks, kui keegi sinu kõrval nutab, ei ole alati vaja kohe probleemi lahendada. Sageli on kõige olulisem lihtsalt kohal olla ja kuulata. Ja kolmandaks, ära hinda inimese emotsioone ainult selle järgi, kas ta nutab või mitte. Me ei näe kunagi täielikult seda, mis teise inimese sees toimub. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. See, kui sageli inimene nutab, ei näita, kui tugev või nõrk ta on. Inimesed kogevad ja väljendavad emotsioone erinevalt. Ja see on täiesti normaalne. Sellega lõpetame meie väikese ärevuse ja emotsioonide teemalise videoseeria. Järgmistes videodes räägime aga millestki, millega enamik meist puutub kokku iga päev. Sotsiaalmeediast. Kuidas mõjutab sotsiaalmeedia meie enesehinnangut? Miks me võrdleme ennast teistega? Miks jäävad negatiivsed kommentaarid nii hästi meelde ja kuidas kujundavad algoritmid seda, mida me näeme, mõtleme ja usume? Sellest kõigest räägime juba järgmistes videodes. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmistes videodes.